Nii, Marko Lelov, SV Flora täna mängis Paide linnameeskonna vastu, tuli taas võit 2-0. Kuidas hoolealuste tegutsemisega täna rahule jäi? No jah, nii ja naa, et kui võit tuleb, et peab ikkagi rahule jääma, sest et ettevalmistusperiood on käimas ja päris rasked trennid, et ega neil kerge nagu mängida ei ole praegu koormuste pealt, aga võtta nagu esimest poolega Paide väga hästi nagu ka mängis, et ega meil seal kerge ei olnud nendest läbi mängida, et tegelikult ikkagi mängu kontrollisime meie ja Paide proovis kontrarünnakutega mängida ja tegelikult me saime nagu mängu nagu üldise sisuga saime nagu hästi hakkama. Aga lihtsalt tuleb veel nagu panna mitmekülgsust juurde, et igal juhul tuleb kindlamalt need asjad ära teha. Millise mulje jättis soomlane Marko Selin, kes sai nüüd sel nädalal esimest korda ka võistlussituatsioonis platsile? Et tegelikult suht positiivne nagu üllatus, et on näha, et ikkagi on mänginud nagu kõrgel tasemel Soomes ja üllatav oli see, et ega palli valesid sööte ja selliseid eksimusi talt palju ei tulnud ja luges nagu hästi mängu, et oskas nagu avaneda, et me peame veel nagu edasi vaatama, et kindlalt otsust veel ei ole, aga ma arvan, et ta oleks võib-olla, kui ta saab nagu ennast väga heasse konditsiooni, et ta oleks meile võib-olla väga hea täiendus. Mis nüüd SV Flora treeningutes siin lähinädalatel muutub, et hooaeg tuleb aina lähemale ja milliseks need treeningud siin muutuvad? No peaks hakkama, ütleme mahtu oleme teinud, et peaks hakkama muutuma nagu intensiivsemaks ja kiirust juba tegema, aga kindlasti peab vaatama, kuidas on olukord õues, et ega ta kerge ei ole praegu ettevalmistust teha, et kui ilmad lähevad külmaks, siis peab võib-olla mingeid muid asju nuputama, aga plaan on selline, et treeningud lähevad võib-olla järjest lühemaks ja intensiivsemaks. Lõpetuseks, kui nüüd tänast mängu veel viimast korda tagasi vaadata, et keda võib-olla täna mängijatest kõige rohkem esile tõsta? No ütleme, tegelikult ega üksikult ei saagi praegu, et ma arvan, täna mängis võistkond nagu väga hästi, et siin muidugi kui mõni mängija arvab, et ta nagu tänase päevaga võib oma mänguga rahul olla, siis on nagu jama ikkagi, et tegelikult on veel edasi minna väga palju ja tööd on vaja kõvasti teha. Aga täna ma arvan, et üksikult nagu ei jäänudki niimoodi individuaalselt, et täna just võib-olla oligi probleem see, et me ei suutnud nagu individuaalselt nii palju nagu seda meisterlikkust välja tuua, et ütleme siis võtta oma peale, minna löögile ja et me proovisime nagu rohkem võistkondlikult, aga tegelikult võistkonnana mängisin päris hästi, et ei olnud probleemi.